Kallid sõbrad, ma tänan selle meeldetuletuse eest, et mul oli eile sünnipäev sinu poolt. Selle õnnitluse eest. Ja nüüd peamine teema. Kui sa nägid, et Facebooki formaat viitas minu sünnipäevale ja sa seejärel avasid minu konto, siis sa jahmatusega nägid, et minu profiilifotol asetseb Venemaa lipp. Ja see tekitas teatava segaduse ilmselt väga paljudes inimestes, kes on mu kontos, kes loevad mind oma sõbraks ja keda mina loen oma sõbraks. Ehk meie vahel peaks olema siis nagu rahu. Ja nüüd jahmatusega, kui sa tahad toksida õnnitluse minu tagasihoidliku sünnipäeva puhul mulle, vaatad sa jahmatusega, vau, Vene lipp. Ja siin kohas ma toongi sellele seletuse, miks on minu profiilil mul, Eesti kodanikul, Eesti mehel, kes elab juba 5 aasta Hispaanias, on minu profiilil Venemaa lipp. Profiili fotodel esitatud erinevate ikoonidega inimene deklareerib enda toetust millegile või kellegile, mingisugusele eluilmingule. Alles hiljuti selle 3. maailmasõja raames eelmises suures Armagedooni meenutavas lahingus, mis siiski ei osutunud Armagedooniks, mis puudutas seda suurt ülemaailmset koroona avantüüri, mida see on kahtlematult, olid inimesed kaunistanud oma profiilifotod ehk edastanud sellega ülejäänud sootsiumile oma hoiaku selle suhtes. Neid oli mitut versiooni, aga mis ühemõtteliselt tähistasid, kas ma tunnustan seda minu jaoks avantüüri, aga siis peavoolumeedia kaudu pandeemiat ja ma vaktsineerin ja ma teen kõiki muid asju, mida valitsevad ringkonnad, mitte ainult Eestis, vaid üle maailma, eeldasid ja nõudsid kogu inimkonnalt. Või siis vastupidi, ma ignoreerin, ma ei tunnusta neid manipulatsioone, mida sooritatakse terve inimkonna kallal. See oli väga levinud. Ja nüüd tagasi siia. Vene Föderatsiooni lipp minu profiilifotol. Mis on see sõnum? Kas ma olen Venemaa poolel? Jaa, ma olen Venemaa poolel mitmetes aspektides. Aga mitte, et ma tunnustaksin selle põhjal kõike ja kõiges, mida praegu see suur võimas riik, meie naaberriik, ma ütlen teist korda, meie naaberriik, ja ma ütlen 3. kord, see suur ja võimas naaberriik, millega läbi 300 aasta on meil olnud pistmist. Meil tillukesel, väikesel, nukuriigikesel, kes me alles tühiselt 100 aastat tagasi saime esimest korda ajaloos enese määramisõiguse, mida meil ei ole muidugi pikalt kunagi antud. Esimene iseseisvus lõpeb 34. aastal diktatuuri kehtestamisega meie tillukeses riigis. Teine iseseisvus, mis hakkab paljutõotavalt 91. aasta augustis, lõpeb de facto ja de jure 2004. aastal. Me saame kokku 13 aastat. 13 aastat iseseisvust. Rohkem ei ole Eesti oma saatuse üle saanud eriti kaasa rääkida. See on karm tõdemus ja seda see on. Nüüd nende sündmuste raames, mis on praegu vallandunud, miks ma toetan
naaberriiki, seda suurt ähvardavat karu. Mul on kogu aeg kõigi mu videopöördumiste taga foonil on üks suur valge karu. See on minu kallis Eija, lemmikmängoosi. Ta ikka paitab teda. Karu on sümbol. Karu on Vene sümbol. Meil on ta valge karu. See ei ole jääkaru, vaid on niisuguse hea ilmega suur lelu. Ta on valget värvi. Me toetame mõlemat Venemaad, mitte ainult mina üksi. Ja meie peamiseks ja esmaseks põhjuseks sellele raskesti arusaadavale toetusele avaldub selles, et meie väikses riigis elab väga suur vene kogukond. Väga suur. 350 000 inimest ümmarguselt, mis mitte ei kahane, vaid kasvab. Selle fašistliku retoorikaga, mida külvab meie täiesti vastutustundetu valitsus ühemõtteliselt ja ainult ühes suunas, et ärritada üles see osa Eesti elanikkonnast, kelle emakeeleks on vene keel, keda mina nimetan soojalt ja hellitlevalt estljantsõ. Ärritada neid üles selle meeletu russofoobia, demagoogia, rahvuste vahelise vaenu õhutamise, ligilähedaselt juba peaaegu rassistlike avaldustega ja meetmetega ja nende poliitikate rakendamisega meie tillukeses riigis on ühemõtteliselt riigivastane tegevus. Ja seda fikseerib ja kahtlematult kasutab ära varem või hiljem see suur naaberriik. Täpselt sama stsenaariumi järgi vallandus see kohutav konflikt 24. veebruaril Eestikese ajaloolisel sünnipäeval. Mina ei loe seda ajalooliseks sünnipäevaks. Minu jaoks on selleks 20. august. Aga hunt sellega. Mina seda muuta ei saa. 24. veebruar on Eesti Vabariigi sünnipäev de facto, de jure. Selle poliitikaga, mida praegu ühemõtteliselt veetakse, on tõstetud mäekõrguseks julgeolekuoht Eestile, sest täpselt sama stsenaarium, nagu oli Ukraina konflikti vallandumiseks, see oli selles riigis, selles sektoris, Ida-Ukrainas, tohutult suure vene kogukonna ühemõtteline ahistamine kõikvõimalikes vormides. See vältas 8 aastat ja päädis nende sündmustega, kus iga päev hukkuvad tuhanded inimesed. Tervikaruna loetakse selleks. See on tõesti suur sõjasaladus, sest mõlemad pooled valetavad, vassivad ja hämavad faktidega. Aga võib arvestada suurusjärgus poole aastaga umbes 200 000 inimest. See on nüüd maksimum. 200 000 langenut. Nendest pooled tsiviilelanikud. Sama stsenaarium töötas Gruusia konfliktis 2008. aastal. Täpselt sama stsenaarium. See oli Osseetias asetseva vene kogukonna ja vene sõbraliku Osseedi kogukonna. See ei ole meie asi otsustada, kes seal kaugel Kaukaasias kellegiga sõbrustab, kellele keegi rohkem meeldib. Võtmeks oli tegelikult Osseetia, mitte mingit Gruusia sõda, kui sellist pole olnud. Grusiinid olid need. Sellised EKRE meelsuses grusiinid, kes nii kaua
vaenasid ja erineval kujul ahistasid seda mingisugust Osseetia hõimu. Ei ole vaja detailidesse tungida. Need on meile väga kauged sündmused, aga stsenaarium oli täpselt seesama. Nii kaua see protsess käis, kuni see vallandus sõjalise konfliktiga. See läks pehmelt. Täpselt samad valemid töötavad Mägi-Karabahhias, täpselt samasugused valemid töötasid Tšetšeenias, Tšetšeenia 2 sõda, kus hukkus meeletu hulk inimesi. Meie pisikene rahvas, kas me loodame? Kas sina tõesti loodad selle niinimetatud NATO vihmavarju peale? Kui sa loodad, siis looda. Ja sa võid mind rahulikult ära kustutada, et sa ei peaks seda Vene lippu nägema. Kui sa oled natukenegi analüüsivõimeline, siis sa saad aru, et minu profiilil esindatud Vene lipp tähistab rahulippu. Mina Eesti kodanikuna, vaatamata sellele, et ma elan siin kaugel ja juba pikka aega, olen ma eestlane, ma jään selleks. Ja mul on kallis minu sünnimaa, minu isamaa. Ja ma kasutan tervet talupoja mõistust, et ma edastan sõnumi. Mina ei lähe nende provokatsioonidega kaasa. Ma ei lase tülli pöörata meie väikesel maal 2 kogukonda, kes on Jumala tahtel. Ma toonitan ja vastutan iga oma sõna eest. Ja Jumala tahtel elavad meie maal 2 keelelist kogukonda. See on eesti ja venekeelne kogukond. Ja seda ei muuda mitte miski. Aga selle saab muuta kodusõjaks. Väga veriseks, väga kohutavate tagajärgedega kodusõjaks. Kas sa tahad seda? Sa ei taha seda. Kes tahab, palun lahku minu kontost. Blokeeri mind ära, et sa rohkem ei peaks mind nägema, sest mina ka sind ei taha näha. Ma tahan suhelda ainult nende terve mõistusega, ääretult kainete inimestega, kes annavad endale aru sellele lihtsale eluseadusele. Jumal, anna mulle meelekindlust leppida tõsiasjadega, mida mina muuta ei saa. Anna mulle julgust ja otsustavust. Muuta neid asju, mida ma saan, mida ma võin, mida ma julgen ja mida ma ehk peangi muutma. Ja hea Jumal, anna mulle tarkust, et nendes 2 alati ja kõiges vahet teha. Kui sa said ühineda praegu selle minu viimase mõttega, siis sa oled minu inimene ja sa saad aru, et igasugune provokatsioon, igasugune nii-öelda rahvakeeles muu tellimine ehk kutsika moodi haukumine, mingisuguse olematu NATO vihmavarju tuules ja selle varjus, see on olematu, see on illusioon. Nad ei kaitse meid. Me ei suuda ise ka ennast mitte kunagi kaitsta sellise sõjamasina ja sellise jõu vastu, mis ilmneb Vene Föderatsiooni võimsuses. Mitte kunagi. See on naeruväärne, see on poisikeselik, see on primitiivne, see on skisofreeniline. Aga me saame ühte asja teha. Iga eestimeelne eestlane. Me saame edastada selle naaberriigile sõnumi. Me ei soovi konflikti. Me ei soovi tülli pöörata meie kohaliku vene kogukonnaga. Me ei allu nendele provokatsioonidele. Me ei allu nendele provokatsioonidele, mida sooritatakse nende jõudude poolt selle kogukonna tarvis. Püha mälestuse rüvetamisele nende esivanemate suhtes. 3 põlvkonda tagasi. Me ei tolereeri seda. Ajalugu muuta ei saa. Ja kui seda keegi proovib muuta, siis seda proovitakse muuta, et tuua meie maale taas need õudused, mida me ajaloolehtedelt teame, mis on siit üle veerenud. Me ei tolereeri seda. Provokatiivset poliitikat, seda
sõda ihalevat ja kaost ihalevat poliitikat, mida läbi meie näruste poliitpartide, nende vääritute inimeste, kellest koosneb tänase päeva seisuga terve Eesti valitsus, maha arvatud 2 isikut, kes istuvad Riigikogus. 2 isikut, keda meie naisega mõlemad toetame. Need on Kalle Grünthal ja Kert Kingo. Need on 2 isikut. Ülejäänud kõik viimseni on kollaborandid, müüdavad lojused. Ja kui see poliitika ja kõik see destruktiivsus peaks viima selle tasemeni, et leiabki aset siiski see õudne stsenaarium ja me saame osa samadest sündmustest, mis on tänases päevas realiteediks Ida-Ukrainas ja mis laieneb päevahaaval Ukraina sissepoole. Kui see siiski osutub reaalsuseks, siis need inimesed ja need ringkonnad, a priori terve Eesti valitsus, ühel hetkel vastutab selle eest ja see vastutus saab olema suur. Ma olen rääkinud, selle tulemina kokkuvõttes on minu sotsiaalmeedia profiili fotol Vene lipp, sest ma olen rahunõudja. Ma olen rahutaotleja. Kui sa mind mõistsid, siis ma tänan sind selle eest ja olen tänulik, kui sa ka kommenteerid seda omapoolse avaldusega. Et sus oleks piisavalt julgust välja öelda ja kommenteerida ja toetada seda mõtet, mille ma edastasin. Elagu Eesti!